Edgar Johan Kuusik. Edgar Johan Kuusik, see Johan tuli talle tegelikult hiljem, ta oli Eesti ja Edgar Kuusik, on Eesti arhitektidest üks ekstravagantsemaid. Kuusik kuulub meie arhitektide esimesse põlvkonda ja on üks selle juhtkujusid. Kui tema aegruum 2 sõnaga kokku võtta, siis on need sõda ja rahu. See oli justkui omamoodi kihlvedu, et kas sõda suudab rohkem purustada või siis Kuusik projekteerida linnaosasid, ehitada maju, luua ruume ja kujundada mööblit. Aastal 1906 paneb ta selga oma kitsaks jäänud leeripintsaku ja sõidab Riiga, et õppida Polütehnilises instituudis arhitektuuri. Kui ta kooli lõpetab, on tal suured plaanid. Aga siis nad tapsidki meie Ferdinandi. Ja Kuusik juhatas esimeses maailmasõjas ehitajate lendsalka. Vabadussõtta läks Kuusik juba vabatahtlikult ning tuli lahingutest elu ja lipnikuna tagasi. Nüüd oli vaja Eesti Vabariik üles ehitada. Ja vaat nüüd ta siis 20-ndatel oleks nagu valmis projekteerima hakkama. Ja ta tegelikult tabab ajastut väga hästi, tal on mitmeid ilusaid asju. Näiteks Abja pangahoone, Abja Mulgimaa keskus, see on esimene eestlaste jõukate mulkide pank. Hooneliik, mida meil tegelikult on jube vähe, sest me ei olnud lihtsalt nii jõukad. Tartus planeeris ta Tammelinna ja kavandas üürimaju. Tallinnasse kujundas Neeme tänava aedlinliku oaasi. Ja kunst sai endale hoone. Ta on nagu ühtepidi funktsionalistlik, aga seal on ka niisuguse traditsioonilisi elemente. Igal juhul on kunstihoone üks Eesti arhitektuuriloo kõige säravamaid saavutusi. Ja siis 30-ndatel ise on ta kirjutanud, et talle ei meeldinud see Le Corbusier stiil ja see, et need uued funktsionalistlikud majad on nagu ilusa looma nülitud laip. Et kogu dekoor on läinud, lame katus, siledad seinad. Ja projekteerib niimoodi. Projekteerib ju sellises vaimus Nõmmele Kersoni villa. Üks kõige luksuslikumaid ja uhkemaid Eesti töösturi funktsionalistlikke villasid. Lint, aknad, katuseaiad, kõik. Kuusik oli pärast sõda ju põlvkondade kaupa Eesti sisearhitektide ja arhitektide peamine professor. Ta ehitas neile üle nõukogude aja silla idealiseeritud Eesti aega ja see muutis ta nii tähtsaks nende noorte jaoks.